Tere tulemast Võti tuleviku podcasti, kus me räägime siis huvitavate teemadel, anname noortele nõu ja vastame võib-olla mõnele elulisele küsimusele. Mina olen Robert Mina olen Anette. ja täna me oleme siin Utilitasega. Kas te saaksite kiirelt tutvustada, kes te olete, mis te olete ja millega te tegelete? Tere ka minu poolt, et mina olen Erik Reinso, mina olen siis Utilitas Vindi meeskonnast nii-öelda ja minu igapäevaseks tööks on siis maismaa tuuleparkide arendusjuht. Jaa, tervist! Minu nimi on Karol Meeria, olen AS Utilitas Tallinn liitumiste projektijuht ja igapäevane töö siis sisaldab liitujate liitmist, projekti juhtimist. Alustaks võib-olla nii-öelda kõige algusest, et kas saaksite natuke rääkida, et mis on üldse taastuvenergia? Et kuidas seda defineerida, et mis kategooria alla see läheb? No mina võib-olla defineeriks seda niimoodi, et see on, energeetika valdkond, mis käsitleb siis selliseid energiaressursse, mis tekib ajahetkes rohkem juurde, kui me suudame neid ära kasutada. Ja kõige sellised tuntumad selles või teadaolevad on siis päikeseenergia, tuuleenergia, kindlasti hüdroenergia ja ma usun, et lainenergia ja niisugune geotermaal ja biomassienergia võiksid ka sinna kuulda. Aga miks just noor peaks tulema taastuvenergeetika valdkonda, ja kuidas te ise üldse selleni jõudsite? Ma arvan, esiteks noor peaks tulema energeetika valdkonda sellepärast, et see on väga päevakohane, et räägitakse sellest uudistes toidu alla, toidu peale, kõrged energiahinnad, nii edasi, et tööjõuturg on minu arvates väga suur sellel ja noori on vaja kindlasti juurde. Ja kuidas ma ise Utilitasse sellesse erialasse jõudsin, oli läbi siis praktika. Bakalauruses oli vaja meil teha praktika. Utilitas on ja oli siis kõige suurem selles mõttes ettevõte minu valdkonnas ja kandideerisin, sain praktikale. Kohe tööle küll ei asunud, see juhtus natukene hiljem, kuid ma teadsin, et Utilitas on koht, kuhu ma tahan välja jõuda. Ma olen selles mõttes Karoliga nõus, et nagu ta ütles, et tegelikult noori on vaja saada mitte lihtsalt taastuvenergeetikasse, vaid energeetikasse üleüldse. Ja ongi see, et jah, esiteks see valdkond on väga aktuaalne, teiseks see tööpõld on väga suur ja kolmandaks ma arvan, et selles mõttes, et energiajäävuse seadus on nagu Eestis kehtib ka mujal, et selles mõttes sul on tänu sellele tegelikult nagu uksed avatud nagu terve maailmasse. Aga kuidas mina jõudsin selles energeetikasse, siis ma võiks öelda, et ma täiesti ootamatult ja üldse mitte planeeritult, et ma kunagi tegelesin rohkem spordiga, siis võib-olla siis nii palju siis sellele õppimisele ei pööranud tähelepanu, aga samas teadvustasin, et peale sporti peaks mingit haridust omama ja siis ma läksin alguses täiesti suvaliselt ühe sõbraga, saime ühte erialasse ja siis õppisin niisugust asja nagu tehnomaterjalide turundus. Minust sai siis niisugune müügiinsener väidetavalt. Peale seda oligi mingi aeg, et kus ma tegelesin spordiga ja siis, kui ma läksin tööle, ma müüsin põrandakatteid täiesti, seal tuli kõike teha, et seal pidi autoga sõitma ja müüma ja siis tellimusega tegelema ja mingi hetk ma sain aru, et nagu ma olen sellest tüdinenud, tahaks midagi uut. Mulle tavaliselt on ka niisugune nagu lähenemine, et kui midagi nagu tahaks muuta, siis ma pigem vaatan enda sisse, et mis ma saaks ära teha. Ja siis oligi, et kandideerisin CV kaudu kuhugi, kus olid nagu need kõrge ja keskpingeseadmete nagu müügiinseneri otsiti ja käisin töövestlusel, küsiti esimese asjana, et mida sa nendest asjadest tead. Kehitsin õlgu, ütlesin esimest korda kuulen ja võiks öelda, et sealt mul see elektri ja energeetika nagu tee alguse sai. Siis ma seal töötasin, omandasin need, mis seal on siis vajalikud teadmised ja siis tekkis 6 aastat, kui ma olin seal töötanud, tekkis samamoodi jälle olukord, et kas siis siia ma tahakski nüüd jääda, ja otsustasin, et
lähen siis, kuna ma olen selles valdkonnas olnud, et lähen siis õpin ka, et saan aru, et miks see või kus see nagu toimub ja siis tulingi siia TalTechi magistratuuri õppima elektroenergeetikat. Sain ilma, et mul oleks bakalaureusel mingit elektrialast haridust. Ütleme, sain jutumärkidest nagu nominaalajaga see lõbusalt läbi selle. ja huvitav veel oli fakt see, et lõputöö mul oli ka nagu, ütleme siis, päikese- ja tuuleenergeetika ainega seotud, et selle 2 aasta jooksul ma siis nagu saingi võib-olla siuke tuule ja tuuleparkide pisik tuli sisse ja lõputöö kaitsmisel istus siis komisjonis vastas minu tänane kolleeg Andrus Savatskis, kes tegi mu töö täiesti nagu maatasa, ütles, et põhimõtteliselt see on nagu et ei lähe kuhugi nagu arvesse ega midagi. Tervitused muidugi Andrusele ka siin, on ju. Ja siis oligi, äkki läks mingi aastake mööda ja nägin, et Utilitasvindil oli LinkedInis kuulutus ja kandideerisin ja siin ma siis nüüd olengi õnneks. Väga huvitav teekond, et tore ka kuulda, et ei pea olema alati nii traditsiooniline nii-öelda karjääriredel, et saab ka natuke kurvidega minna ja ikkagi jõuda väga heasse kohta. Et see on kindlasti nii-öelda ja ma selles mõttes ütlen ka, et ma võib-olla natuke kadestan neid, kes nagu teavad kohe alguses, kuhu minna ja mida õppida, et on ju. Aga tegelikult ma arvan ka, et ei ole hullu, kui nagu sa alguses ei tea, et see ongi nagu sa käid ringi ja proovid asju ja siis nagu saad nagu teada, mis sul minul oli täpselt samamoodi, et ega mina ei teadnud, mida ma tahan õppima minna. Et ma teadsin, et reaalained, TTÜ siis, TalTech ja midagi energeetikaga, ma ei tea, midagi sarnast ja soojusenergeetika tundus selline huvitav eriala, ma ei teadnud selle kohta mitte midagi, astusin sisse ja hakkas meeldima, et tihtipeale sa ei pea täpselt teadma, mis sa tahad õppida, lihtsalt peab võib-olla mingisugune nagu suund olema ja küll siis näeb, mis saab. Mine proovi, et äkki hakkab meeldima pigem öelda nagu jah, lähen proovin ja alati saab ju muuta need erialasid, et see ei ole ka, ainepunkte saab üle viia, et see pole, ma arvan, probleem. Eriti ma ütleks, et võib-olla TalTechis on ka siuke hea kultuur selle osas võib-olla, et nagu see on jumala normaalne, et inimesed vahetavad erialasi ja võtakse akadeemilist puhkust ja et keegi nagu pahaks ei pane seda. Aga räägiks võib-olla natuke teie tööst veel lähemalt, et siuke küsimus, et mida te enda töö juures väärtustate? Et nii-öelda, mis see nii-öelda nähtav väljund on teie töö juures? Ma arvan kõige rohkem oma töö juures vähemalt, ma nagu väärtustan seda, et panust ühiskonda. Et mulle meeldib, et Utilitas on endale siukse nagu eesmärgi tegelikult võtnud, ta hoiab nagu sellest nagu tugevalt kinni ja selles mõttes, et me saame nagu panustada, et teha nüüd meie enda ühiskonda nagu paremaks, et ma arvan, et see on minu jaoks nagu Utilitase puhul kõige suurem nagu väärtus. Mina saan panustada nii, et kuna ma olen projektijuht ja ehitan siis kaugkütte või juhin siis kaugkütte ja kaugjahutusvõrkude tööd, siis tänu sellele, et kaugküttevõrguga liitub rohkem kliente, liitujaid, siis nemad kasutavad taastuvenergiat, mida siis toodetakse kuskil natukene kaugemal. Ja tänu sellele mina saan siis panustada taastuvenergeetika asemele, et saame asendada näiteks gaasikatlamaad rohelisema energiaga, mis siis jõuab konkreetselt siis inimeste tuppa, radikatesse. Ja kuna selles mõttes, et ikkagi selle tehnoloogia areng on tegelikult alles käimas ka kogu aeg, et siis lisaks me saame ju Karoliga seal nii-öelda näha seda, kuidas see areng on, me saame seal juures olla, me saame võib-olla seda kuidagi suunata nagu, et meest, Utilitas on niisugune ettevõte, kes nagu iga nagu töötaja vahet ei ole, mis sul kogemus on, et ta nagu tema nagu ideid, neid kaalutakse nagu põhjalikult, et mitte ei visata kuhugi nurka ootele, et kõik selles mõttes, et jah, et see on nagu väga kihvt, et saab olla sellisel ajal nagu sellises ettevõttes. Aga rääkige oma tööpäevast lähemalt, et millised on need siuksed ülesanded, millega te igapäevaselt kokku puutute, milliseid probleeme te lahendate? Minu tööpäev näeb selline välja, tulen kontorisse, mulle meeldib kontoris tööd teha, kodus ei saa üldse tööd teha.
avan meilikasti, tegelen nende asjadega, mis vajavad kiiresti tegelemist, et minu töö siis näebki välja, et ma suhtlen klientidega, natuke on seal müüki ja siis ka sellist projekti juhtimist, tehnilist poolt. Ja igapäevaselt on väga, väga palju erinevaid ülesandeid ja neid siis tuleb lahendada suheldes siis erinevate siis üksustega meie ettevõttes. Et koostööd on väga palju, suhtlust on väga palju, samas on ka tehnilist poolt, mida ma olen õppinud ülikoolis, on seda kõike rakendada, et selline väga, väga mitmekesine töö, mis mulle meeldib. Et on parajalt pinget, aga see viibki edasi, et see töö, mis ma teen, see on väga lahe. Igav ei hakka. Igav kindlasti ei hakka, ükski päev ei ole igav. No ma arvan, ma võin nagu veits Karoliga samastada, et kui lihtsamalt öelda, siis ma võiks öelda, et minu tööpäev on siis kas ma olen arvutis, kas ma olen telefonis või ma olen sõidus. Aga et selles mõttes natuke nagu võib-olla pilti nagu aru saada ka, et ega mina ka alguses, kui ma tulin, aga ma ei osanud ette kujutada, mis asi see nagu, kui see maismaa tuuleparki tahad arendada, et mis selle jaoks kõik on vaja nagu ära teha. Ja kust nagu üldse alustada ja kuidas ikka tuleb lõpuks nagu, kus kohast tuleb see teadmine, et nüüd ma siia nagu võin panna seda tuulikut püsti või ma sinna näiteks ei tohi. Ja siis, et võib-olla seda nagu siis pilti minu igapäevatööst nagu paremaks saada, siis ma natukene võib-olla räägiks seda poolt ka, et noh, Eestis praegu seadusandluse järgi, ütleme, on peamiselt 2 niisugust instrumenti, millega saab maismaal tuuleparke arendada, on ju. See on siis kohaliku omavalitsuse üldplaneering ja eriplaneering. Need on siis niisugused protsessid, mis tuleb algatada, siis nende planeeringute käigus siis leitakse kõigepealt sellised enamasti sobilikud alad, kuhu üldse nagu sobiksid need tuulikud panna. Seal on omad kriteeriumid, mida võetakse kõike arvesse, kas linnustiku ja eluhooned ja kaugused. Neid alasid ei tule Eesti peale väga palju. Ja siis ongi niimoodi, et noh, ütleme, üldplaneering on niisugune, mis teeb siis vald nagu tervele vallale, et see on niisugune pikema protsess ja eriplaneeringuga siis võetakse konkreetselt mingisugune üks nii-öelda siis siht, ehk siis praegu meie puhul siis tuuleparkide arendamine. Siis seal need käivad kõik, ütleme, seal on mitmed jälle etappe, et see on niisugune väga nagu aega võttev nagu planeering, et neil leitakse need alad, siis need lähevad avalikule arutelule, kohalikud inimesed saavad kommenteerida, siis need alasid natuke muudetakse ja nii edasi, et ma ütlen, et niisugune paar aastat võtab see kindlasti aega nagu. Siis minnakse planeeringu järgmisesse etappi, kus minnakse nagu rohkem nagu süvitsi, et kuidas siis, et millised, kui kõrged tuulikud veel, kuidas sinna nagu ligi pääseda, kuidas see siis toimub elektrivõrguga ühendamine, et see kõik on nagu selle osa. See on ka, mida ma igapäevaselt pean siis nagu, ütleme siis vallaga koordineerima, neile nagu meie siis kui arendaja huve välja näitama, arvestama, siis mis on siis kohalikud elanikud ja leidma selle siis kompromissi. Ja lõpuks siis leitakse nagu need alad ära ja võib-olla loodetavasti antakse ka nagu ehitusluba, et see on nagu see üks pool. Aga teine pool on nagu samal ajal, mis peab kõike tegema, näiteks suhtlema maaomanikega, et meil on ju ikkagi vaja nagu saada luba, et sinna kindlasti maale, nagu, et maaomanik on nõus panema tuulikut ja meil ei ole vaja saada siis maaomanikuga nõusolekut ainult nendega, kes siis tuulikut tahavad saada, vaid ikkagi nende kõigi kõrval olevatega, kelle kinnistu me peame kasutama, et sinna ei jõuda, et selles mõttes seda tööd ja on ikka päris palju, aga õnneks meil on niisugune väga, väga töökas nagu meeskond, et üksi seda kindlasti ära ei teeks, et meil on niisugune, Eestis on meil 9 liikmeline meeskond täna, meil on ka Lätis on nagu oma meeskond ja Leedus ka niisugused arendused, ja see kõik, mis ma kirjeldasin, käib ühe valla kohta, aga täna meil on nagu meie, kus osaleme Utilitas Wind on nagu 13 kohalikku omavalitsust, et siis ja kõigiga samal ajal nagu neid asju paralleelselt rääkida, et selles mõttes, et igav kindlasti ei hakka, rutiinne ka kindlasti see töö ei ole ja loomulikult nagu palju nagu suhtlemist ja lepingute lugemist ja tehnilist mõtlemist ja selles mõttes on nagu väga äge. See kooskõlastamisosa võib-olla tundubki üks kõige nagu keerulisem osa, et nagu ühiskondlik, mul on vähemalt selline mulje jäänud, et suurem osa on nagu nõus, et tuulepark on nagu hea asi, mis võiks olla, aga ma ei taha seda enda taga ajada või ma ei taha seda enda maa peale. Et mis te enda arvamus on, et kuidas seda ühiskondlikku suhtumist nagu parandada või nagu muuta, et
et jah. Ma arvan selles mõttes, et see, miks see nagu niisugune suhtumine on tekkinud või on, et on siis sellepärast, et tegelikult ju meil, kuni vaadata, siis ikkagi päikseparke tuleb, on ju, tuulikuid tuleb ka, aga võib-olla see siis ühiskond nagu ei tunneta seda, et kui sa vaatad oma kuu lõpus kommunaalarveid, siis nad ikka tunduvad ikkagi jällegi kõrged, on ju. Ja siin võib-olla tulebki nagu lihtsalt ühiskonda võib-olla siis nagu õpetada selles vaatest, et tegelikult, et ainult see tuulepargid ja päiksepargid, ainult nemad nagu ei päästagi seda, et sest kõige suurem see hind tuleb ikkagi need tipuaegadel, on ju, millal võib-olla tuult ei ole nii palju ja päikest ka ei ole nii palju, et tulebki nagu anda neile siis aru, et see, et me nüüd täna teeme neid tuule- ja päikeseparke, see on selle jaoks, et meil tekiks nagu turul selle mingil hetkel elektrienergia üleküllus, et me saaks nagu hakata arendama järgmist etappi, mis oleks nagu salvestus. Ja kui meil nüüd see kombo on koos, et siis me saame hakata ajatama neid asju ja siis tulevad need, ütleme, siis elektri hinnad allapoole ja siis see ühiskond hakkab võib-olla paremini aru saama ka, et see tõesti nagu töötab. Jah, ma nõustun Eerikuga, Eerik on sellega rohkem kindlasti kokku puutunud kui mina ka, aga ma arvan ka, et suruda sellist asja kellelegi peale kindlasti ei saa, et siin tuleb harida, rääkida, põhjendada, seletada, et sellist tööd on vaja väga palju teha. Et küll see asi nagu paraneb meil, ma arvan, ajaga. Ja ma usun, et ülikoolis noori võiks ka nagu selles mõttes kuidagi nagu rohkem nagu sellest nagu teadvustada. Ja mina omal ajal, kui ma käisin nagu õppisin magistrantuuris, et natukene võib-olla ei nõrgaks see tollel ajal see tuule- ja päikeseenergeetika nagu nii-öelda siis propageerimine või teadvustamine. Ja ma arvan, et noorte suhtumine on see, et ehitage põhimõtteliselt igale poole. Rääkides, et võib-olla selline generatsioonide vahe, et no see on natuke see ka, mis me siin praegu teeme, et proovime harida ja proovime nii-öelda sõna levitada. Võib-olla sellele niisugune hea järg ongi siis see, et kuidas siis taastuvenergeetika saaks päästa meie maailma energiakriisist? Noh, et vaatate mulle päästa nüüd. No esiteks ma arvan, et minu silmad kindlasti ei näe seda aega, kui nafta või gaas otsa saaks kahjuks, aga peaks ikkagi, mina nagu mõtlen selle peale, et ega peale mind ju läheb ju elu edasi, et siis ikkagi seda keskkonda peab hoidma. Ja vastus võib-olla sellele sinu küsimusele ongi äkki selle meie teema avangus, et kui me kasutame selliseid energiaressursse, mida meil nagu ajahetkes rohkem juurde tekib, kui me jõuame ära tarbida, siis tegelikult see ongi ju see võti, mis meid nagu sellest kriisist välja viib, et kindlasti see ei ole niisugune samm, mida me saame teha nagu homme juba kohe, et seda peab aru saama, et see on nagu pikaajaline protsess ja lihtsalt tulebki aru saada, et me seda tuleb järgida ja küll ta üks hetk nagu selle nii-öelda siis meid kriisist välja toob. Jah, rohepööre on kindlasti vajalik, et me peame ära kasutama tuult ja päikest, sest seda on kogu aeg ja siis pärast seda saame kasutada neid allikaid, mida ei teki enam juurde, et ma arvan jah, niimoodi saame ainult edasi liikuda. Aga me natuke puudutasime ka seda, et nii-öelda tulevikuvaadet, et praegu tundub, et kõige suuremaks nii-öelda selleks probleemiks või nii-öelda selleks bottleneckiks ongi see salvestusenergia, aga nii-öelda teie kui nii-öelda eksperdid või nii-öelda valdkonna esindajad, et võib-olla saaksite välja tuua mingisugused uued muutused või mingid põnevad arengud, mis selles valdkonnas toimuvad? Jah, Utilitase koha pealt ma oskan seda öelda, et meie toodame 2/3 siis biokütusest, taastuvast, ja 1/3 moodustab siis gaas. Ja aastaks 2030 oleme käinud välja sellise veksli ja mille nimel me töötame, et oleme süsinikneutraalsed, ehk siis CO2 me ei tooda ja selleks me näeme ette, et paigaldame siis pumbad, soojuspumbad ja siis kasutame ära ka jääksoojust. Et Utilitas näeb selle nimel vaeva ja jah, et vähendada seda süsinik CO2 siis jalajälge. Jah, et ütleme, see salvestus
mina arvan isiklikult, et see salvestus saabki tulla meile nagu turule siis, kui meil on nagu regioonis elektrienergia üleküllus, et ilma selleta põhimõtteliselt on ju see, et miks me seda teeme, kui me ju tegelikult seda nagu nii-öelda nagu salvestada ei saa, ja noh, need tehnoloogiaid, no mida me täna oleme võib-olla kuulnud, ongi siis aku või siis ütleme siis niisugune toimiv või on siis see nii-öelda vesisalvestus. Ma arvan, et ongi see, et kõigepealt me peame ära tegema selle etapi, et me tekitame selle ülekülluse siia regiooni ja siis kindlasti tuleb turg kaasa sellega, et hakkab arendama neid akusid ja kui sul ongi niimoodi, et ikkagi akusid paigaldatakse ja reaalselt paigaldatakse ja see valdkond areneb selle tõttu kiiremini, et siis muutub see ka aku nagu mingi hetke, ütleme, majanduslikult ka nagu atraktiivseks. Et Utilitas poolt mulle muidugi meeldib see, et tihtipeale Utilitas ei vaata alati ka majandus nagu näitajaid, et tihtipeale võetakse endale eesmärgiks, et nemad tahavadki olla nii-öelda siis oma regioonis antud tehnoloogia eestvedajad ja leitaksegi lahendused ja mõeldaksegi välja, proovitakse ja kui ei õnnestu, siis proovitakse midagi muud, et selles mõttes, et nii need asjad, ma arvan, saavad olema. Ja samuti Utilitas tegeleb ka kaugjaotuse teemaga nüüd väga aktiivselt, et tahame kasutada ära siis merevett jahutamiseks ja samamoodi see vesi siis on torustikes, läheb büroodesse, ostukeskustesse, mis jahutab seal, annab siis enda jahed ära, jahedama energia ja siis tuleb tagasi. Et põhimõtteliselt nagu töötab nagu kaugküte, ainult natukene madalamad temperatuurid on seal. Et see on ka selline, see ei ole midagi uut selles mõttes, aga seda hakatakse üha rohkem Tallinnas rakendama. Aga mis on see nõu, mida te annaksite noortele või tudengitele, et kes on niisugused innustunud taastuvenergeetikast ja tahaksid oma panuse anda, et mis see oleks? Esimene nõu oleks mina, et andke paberid sisse, hakake energeetikat õppima, ma arvan, selles mõttes, et see on nagu kõige otsesem viis, et kuidas nagu sinna saaks panustada. Teine asi on see, et võib-olla kui praktika kohta näiteks vaadata, ma ise nagu mõtlen, et siis tasuks võib-olla valida niisugune ettevõte, millel on nagu energeetika mõistes portfoolios nagu palju erinevaid valdkondi, nagu väga ideaalne jälle nagu Utilitas. Et selles mõttes sa saad vaadata erinevaid valdkondi, sa saad näha, kuidas need seal arengud toimuvad ja siis selles mõttes, et sa saad nagu aru ka, mis sulle võib-olla rohkem meeldib. Et kui sa lähed niisugusesse praktikale võib-olla väiksemasse ettevõttes, siis nad kontsentreerivad võib-olla natukene ühele asjale ja siis nagu ei saagi võib-olla teada, et äkki mul oleks midagi muud nagu tegelikult meeldinud. Et see, ma arvan, see nõu ongi, et andke paberid sisse ja kui praktika lähete, valige niisuguse nagu laia haardega nagu ettevõtte. Jah, kindlasti tuleks noorel siis tulla õppima just energeetika valdkonda. TalTechi minust meil on väga head võimalused selleks ja õppida mingisugune eriala, mis siis pakub huvi, sest praegu tõesti on vaja noori inimesi juurde just energeetikasektori tööjõuturule, et seda ka peegeldab kohati minu arvates ka see olemasolev kriis, siis, mis meil toimub, et lihtsalt noori inimesi ei tule piisavalt peale, et nüüd võib-olla asi hakkab muutuma, aga jah, noori, tarku, innustatuid on alati juurde vaja. Ja võib-olla enda nii-öelda töökogemuses ka, mis on nii-öelda need kõige silmapaistvamad isikuomadused või nii-öelda õpitud ained võib-olla, mis nii-öelda tulevaks kõige rohkem kasuks töövaldkonnas? Ma arvan, et need väärtused peaksid minema kokku siis ettevõtte omaga, et sa tahad panustada rohelisema tulevikku ja näed, et me peame minema roheenergiale üle ja just, ma arvan, väärtus tekitab seda motivatsiooni ja sealt juba kõik läheb nii, nagu ta peab minema. Et muidugi oskused on ka vajalikud, reaaloskused siis, aga ma arvan, et see sisemine motivatsioon, et see on kõige tähtsam.
no ma arvan, selles mõttes, et taastuvenergeetikas ei ole mingisugused superinimesed et see nagu, et päris seda ka nüüd ei ole vaja, aga ma usun, et ma ise vähemalt tunnen, et olles nagu töötanud erinevates kohtades ja tegelen spordiga, et üks nagu kindlasti oskus, mis tuleb, ma arvan, igas olukorras nagu abiks on ikkagi inimestega suhtlemine, et nagu ilmselgelt me eksisteerime kogu aeg olukorras, kus meil on ümberringi erinevad inimesed ja kui nendega nagu oskad läbi saada, siis see on alati kindlasti nagu, ütleme, ongi see võti tulevikku, et et sa saad nagu igalt poolt on ju hakkama, et teine, mis mina isiklikult tunnen, on jällegist on see osata teha nagu meeskonnatööd, et tihtipeale suuri asju tees on ju, et sa teed meeskonnaga, sul on palju nagu lihtsam neid asju ära teha, et sa ei pea nagu üksi seal pead murdma. Ja võib-olla, mis ma veel lisaksin, on niisugune loomingulisus, et seda, et arengut või mingit innovatsiooni teha, on vaja ikkagi mõelda väljaspool kasti, et sealt tulevad need ideed, kui nad alguses võivad tunduda täitsa utoopilised, aga pärast tuleb välja, et see on nagu, ma ei tea, uus mingisugune teadus, uus elektrienergiat tootev elektrijaam. Jah, julgus just noortel öelda enda arvamus välja, sest see on väga oluline. Ja teha neid asju, et jah, see kõik viib edasi. On teil lõpetuseks veel ka paari nippi või nõuannet või julgustussõnu veel anda? No üks nipp on ju nüüd siis, kui meil tuleb see Võti tuleviku mess, et tule kindlasti Utilitase boksi. Me teeme seal teiega testi. Praktika kompassi test on niisugune nagu nimetus meil, et sealt nagu saab siis välja nii-öelda siis testi tulemus on niisugune, saab teada, et mis valdkond sulle võiks sobida, see ei tähenda kindlasti, et sa pead seal jätkama või sinna tegema ja siis pluss selline see testi läbitegemine annab siis meile ka nagu võimalus, et jäädvustada siis tudengi kontaktid, et vajadusel me saame nagu siis ise kontakteerida, kui me näeme, et meil on vaja uut tööjõudu, mida meil kindlasti on vaja nagu täna, et siis ma usun, et see on niisugune sõnum. Jah, Praktika kompass, see on leitav meie kodulehelt, Utilitase kodulehelt ja see on siis test, mis näitab sulle, mis eriala või praktikavaldkond sulle võiks sobida, lähtuvalt sinu taustast, teadmistest, väärtustest ja ma nimetan need praktikakohad ka, mida me otsime, on siis soojuse tootmine, elektri- ja automaatikaseadmete hooldamine, mehaanikaseadmete hooldamine, keemialaboris töötamine, võrgujuhtimine, võrguhooldus, klienditeenindus ja projektijuhtimine. Et ma arvan, et iga tudeng leiab sealt midagi ja see on ka niimoodi, et kui sa valid mingi praktikavaldkonna, siis sa ei pea sinna nagu jääma, et sa saad alati vahetada, selline paindlikkus on kindlasti olemas ja kindlasti siis külastada meie boksi siis Võti tuleviku päeval. See kompass tundub väga hea viis, kuidas just nagu tudengil endal natuke võib-olla selgus saada, et mis talle võiks meeldida, aga samas teie poolt ka, et nii-öelda leiate selle huvilise üles ja oskate just, ja me saame siis ka tudengi kontaktid, inimese kontaktid, mis siis on meil alati olemas, et kui meil tekivad mingid uued võimalused, uued pakkumised, siis me saame juba ühendust võtta ja see on alati meil saadaval kodulehel, et see ei ole ainult ühe korra seal. Selge. Suur aitäh teile meeldiva vestluses, et järgmise korranegi siis. Aitäh teile, et kutsusite. Aitäh. Tšau.